igapäevaselt tegelengi Emajõe Lodja Seltsis peaaegu kõikide asjadega. Põhiliselt korraldan lodjasõite ja müün neid inimestele, aga aeg-ajalt satun ise ka pardale ja aitan vedada erinevaid arendusprojekte. Ma teen seda sellepärast, et see pakub mulle rõõmu, et ma olen teinud seda juba 16 aastat. Alguses oli see rohkem nagu hobi ja sõpradega lõbutsemine, nüüd on see lastega koos tegemine suures osas, aga ikkagi see pole nagu ära tüüdanud veel. Me jõudsime selle lodja asjani tegelikult niimoodi, et me otsisime endale elukoht. Tartus ainukese koht oli Emajõe ääres, kus me tahtsime nagu elada. Ja siis vaatasime iga päev aknast möödasõitvaid paate ja laevu ja tahtsime, et päris lahe oleks endale ka sõita. Ja see lodi konkreetselt tuli sellest, et tegelikult oli täitsa konkreetne inimene, kes Priidule rääkis nendest lotjadest ja siis tema harjutamistreener rääkis, et kunagi siin Emajõel olid sellised lahedad suured laevad ja selle lodjaga on veel lahe asi see, mis välja on tulnud, et ta ongi täitsa unikaalne laev, et ta oli siin 600 aastat Emajõel ja Peipsil kasutusel ja üheski teises maailma kohas ei ole täpselt selliseid laevu olnud niimoodi, et see on niisugune ainulaadne asi ka, millega tegeleda. Tartu on tegelikult olnud ju aegade algusest selle Eesti suure järvistu või selle Emajõe, Peipsi, Võrtsjärve süsteemi kesksadam. Eriti Tartu puhul on kuidagi see, et see on ühest küljest on selline nagu küllaltki nagu sisemaine, konservatiivne, mis põrkub nagu sellise tudengite ja ülikooli mässumeelsusega, see on mõnus nagu segasumma suvila. Et ühest küljest tahetakse olla hästi korralikud, lilleklumbid kõik, teisest küljest nagu tudengid, Pirogov ja see jõgi on ka tegelikult selline nagu vaba maa või et ta ei ole nii reguleeritud igatepidi, kui sul on kalda peal tegutsemine, et jõe peal on see kuidagi olemine nagu vabam. Et kui mulle tulevad külla sõbrad ja peaks nendega veetma päevakese Tartumaal, siis muidugi kindlasti oleks üheks valikuks jõgi. Et Tartumaal on ka näiteks huvitav see, et meil on siin Eesti kõige vähem asustatud looduskaitseala, mis on Alampeide looduskaitseala, mis on põhimõtteliselt kohe Tartu Eesti suuruselt teise linna kõrval, et see kontrastide maa. Aga teine asi, mis mulle hästi meeldib nagu üleüldiselt Eestis, aga Tartumaal leidub ka neid palju, on sellised nagu päris asjad, kus inimesed on nagu oma hinge või oma meistri käega panevad nagu selle allkirja, et see on nende tehtud, et ükskõik mida nad siis teevad. Aga et sa tead, et seal taga, sa tunned selle kuidagi ära, kui inimene teeb seda nagu selleks, et ta peab sellest lugu ise ka, mitte lihtsalt teistele näitamiseks. Tartumaa on ju tegelikult ja Tartu iseenesest on ju selline koht, mis näiteks hästi soosib jalgrattaga liikumist, et sa jõudsin linna vahel igale poole lahedatesse kohtadesse sõita rattaga siin linna lähistele, viivad need kergliiklusteed ja tegelikult ka nagu linnast kaugemale jõuab lihtsa vaevaga ju põnevatesse paikadesse. Et näiteks, kus meile lastega hästi meeldib käia või mis on Tartu lähedane koht on näiteks see Lukke mõisa park on niisugune, kus sa tead, et need inimesed on seal juba varsti aastakümneid nagu pingutanud kohalikud, et see oleks niisugune väärt koht, kus käia.